Aga ma ei tea, lähme siis kohe selle sõna juurde ju, Mhm. sest et meil on siin ju siis arutamist. Ja, ja tegelikult ma ütlen, et see oli niimoodi, et ma mõnda aega olin juba tundnud, et kuidagi on vaja jääda vaikseks ja kuulata, et tundus nagu, et Jumal tahab öelda midagi või oli siis mul endal vaja midagi kuulda. Ja siin 2. veebruaril ma võtsingi sellise vaikse aja ja vot see on see tunne, kui nagu Jumal kutsub sind vaimu, et eraldu, 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 jää vaikseks, on ju. Ja see küsimus ei olnud ka minu enda oma, ma arvan, et vot sa nagu püüad vaimust midagi kinni, mingi küsimuse ja siis sa esitad Jumalale selle küsimuse, mida tema tahab sulle vastata. Ja siis mul oli selline küsimus, et miks sa mind ostsid? Ja võib-olla siin siiski midagi oli ka minust endast, sest et noh, oled, eks ole, nende olukordade ja küsimuste keskel, kus sa siis parasjagu oled ja küsid Jumal, et kas sa päriselt ka mõtlesid, et see on, peabki olema nii, nagu see on. Ja miks sa mind ostsid? Ja sellel ajal, kui ma siis nagu küsisin Jumala käest, ma samal ajal ka nägin vaimus, et ma kuidagi põlvitasin mingis sellises tühjas kohas ja ja, ja olles oma isanda ees ja sellel hetkel siis Jumal vastas, sest sa olid mulle ilus ori. Ja mitte selles mõttes, et kuidagi füüsiliselt või nii, vaid võib-olla isegi pigem, et sa olid mulle meelepärane orjamaterjal võib-olla midagi sellist. Ja siis ma nagu mõtlen, et mis see oli, et kas ma hakkan nagu mõistust kaotama. Ma mõtlen, ei, et see nüüd ikkagi midagi oli. Ja võtsin kiiresti oma märkmikku, hakkasin kirjutama ja nagu samal ajal seedisin, et mis see kõnetus oli ja siis tuli nagu selline selgitus asjale, et ori on täielikult isanda oma. Sellel hetkel, kui ta saab aru, et isand on ta täielikult välja ostnud kõigega sellest maailmast. Ja Jumal selles nägemuses tuli nagu isand, nagu see, kellel on meelevald täielikult ja lõpuni omastada. Ta nägi orja tema teenimisvalmiduses, mitte abivajaduses või abivajajana. Ta ei tulnud üles korjama abivajajat, vaid ta tuli endale orja ostma. Ja orjus sõnakuulelikkuses, mitte vastumeelses alistumises. Ja siis ma hakkasin seda, sind ikkagi huvitab, on ju, et mis on selle asja selline sügav sisu, et miks ta nimetab, on ju, mind orjaks ja ma saan aru sellest. Aga mis seal taga veel on? Ja ma hakkasin uurima ja komistasin sellise mehe otsa nagu John MacArthur, kes küll eelmine aasta suri, aga oli selline väga mõjukas USA teoloog, kes on kirjutanud ja toimetanud üle 150 raamatu ja tema rääkis nagu orjusest Uue Testamendi ajal. Ja samamoodi nagu inglise keeles, ammugi siis eesti keeles on tõlgitud ori mitte orjaks Uues Testamendis, vaid teenija, sulane. Ja need on ju täiesti erinevad sõnad. Et kui me kunagi 4. klassis hakkasime ajalugu õppima, siis esimene asi, mis meile selgeks tehti, et kes on üldse ajaloos olnud ori, et see on ilma õigusteta isik. Ja see on kogu aeg olnud selline negatiivse varjundiga. Ja selle tõttu on ta tõlgitud natukene meeldivamasse vormi ehk sulane või teenija. Aga sulasel ja teenijal on kuskil veel oma elu. Ta lõpetab, eks ole, selle teenistuse ära ja siis ta läheb tagasi oma asju tegema. Aga orjal ei ole mingit oma elu. Kõik, mis ta elu on, see ongi tema isanda juures. Ja Uues Testamendis on siis see ori kreekakeelne on doul, doulos, orjad.
ja seda on mainitud umbes 130 korda, pluss kui veel panna sinna juurde kaasorjad, siis see on üle 150 korra. Aga meie piiblites on sõna ori kasutatud ainult nendes kohtades, mis räägivad kas reaalsest orjusest või orjusest olles seotud mitte isiku külge, näiteks patuorjus või õiguse orjus. Teenija, sulane, diakon ja ka juhataja, aga inglise keeles on neid 6 erinevat veel asendussõna, et mitte kasutada sõna ori, sest et me mõistame orja läbivalt negatiivsena. Aga kui me läheme sinna Uue Testamendi aega, siis nende jaoks orjus oli väga igapäevane ja mõistetav. Meile on see väga palju kaugem ja me räägime Eesti ajaloost mingisugusest 700-aastasest orjaööst, eks ole, ja kujutame ette, et me oleme olnud siis, et meil on mingisugune side orjusega, aga see ei ole kaugeltki nii lähedane kui see oli Uue Testamendi aegsetele inimestele. Ja seal Jumal ei kahelnud, rääkides päris orjasõnaga, aga meile on ta kuidagi siis niimoodi tehtud meeldivamaks. Näiteks Matteuse 6:24. See on see kirjakoht, kus öeldakse, et keegi ei saa teenida 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Siin on kirjutatud teenida, aga tegelikult on, keegi ei saa orjata 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa orjata nii Jumalat kui mammonat. Ja igaüks võib seda ise vaadata, et kui sa võtad selle Bible-hub'i lahti, siis seal on doulos. Ja see oli niivõrd elementaarne ja arusaadav, et ta ei pea hakkama seletama, eks ole, siin pikalt, et miks ei saa 2 isandat orjata. Sa oled ühe oma ja orjad teda ja ongi punkt, keegi ei saa sind nädalavahetuseks laenata või oma tahtsi. Ja see sõna ori on siis, ta ei ole tõlgitud selle tõttu, et ta on selles ajalikus kultuuris omandanud sellise negatiivse varjundi. Ja siis on küsimus, eks ole, et kuidas edastada sõnumit Kristuse orjusest orjarahvale. See on Eestis, tundub see, eks ole, meil on oma ajalugu. Ameerikas on oma ajalugu, igas riigis, ütleme need riigid, kellel on olnud mingisugused need rahvad, keda on siis eurooplased orjastanud, et see kõik läheb niivõrd keeruliseks. Aga ikkagi see asi muutub lihtsaks, kui sa saad aru, mis Jumal sellega on mõelnud ja mis on selle asja sisu. Ja just, et meil ju isiklik suhe orjusega puudub. Aga Uues Testamendis neil oli väga isiklik suhe orjusega ja sellele vaatamata Jumal ei kahelnud kasutamast just sõna ori. Efeslastele 6. peatükk räägib orjade kohtlemisest. Siin on nüüd tõlgitud orjad, sest et asi puudutab reaalset orjust. Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele, kartuse ja värinaga siiras südames. Mitte silmapetteks otse kui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist, teenides heal meelel otse kui issandat ja mitte nagu inimesi, teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu issanda käest, olgu ta ori või vaba. Ja 1. Korintlastele 7:22. Siin Paulus reguleerib nii-öelda usule tulnud inimeste omavahelisi suhteid ja sealhulgas ka orjade omi, sest et orjad olid seal ju võrdselt esindatud kogudustes. Nii, ja seal võis juhtuda, et pühapäeval, kui kokku saadi, siis ori õpetas oma isandat. Aga me teame, et Kristus on ju, ütleme, nende sotsiaalsete kastide ülene, et kõik on Kristuses, on ju kõik, eks ole, võrdsed.
ja vaatame, mis siis see ütleb siin. Sest orjana isanda poolt kutsutu on isanda vabaks lastu. Niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Et need, kes olid sellel hetkel, kui Jumal nad kutsus, olid orjad, ütleb, et nad on isandas vabaks lastud. Aga samamoodi need, kes olid vabad, siin ta ütleb, et otseselt nad on Kristuse orjad. Et ärgu arvaku ka vaba ennast olema vaba, vaid Kristuses on ta ori Kristusele. Mattuse 25:21. Me oleme harjunud seda lugema nõnda. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole. Ja me oleme mõelnud, et need on päriselt sulased. Oma talukultuurist lähtuvalt meil on oma arusaamine, kes on sulane. Eks ole, mis neid ju palgati kas aastas korra või neil oli ikkagi, nad olid palgalised. Aga tegelikult, kui sa vaatad kreeka keeles algteksti, ta ütleb tubli, sa hea ja ustav ori. Sa oled olnud ustav, pisku üle, ma panen su palju üle. Ja see kirjeldab orjuses oleva inimese tegevust, mitte teenistuses, et see täielikult rikub ära selle metafoori. Ja tegelikult, kui me evangeeliumi jagame, siis see evangeeliumi sisu, vaata, nüüd ongi see, et me ei saa nagu niimoodi päris öelda. Aga see päris sisu on selline, et ma kutsun sind saama Jeesuse orjaks, loobuma oma iseseisvusest, vabadusest, alistada end Jumala tahtele, loobuma oma õigustest, olema omandatud ja toimima täielikult tema tahtes. Ja see kreekakeelne sõna doulos, kõik selle tüvega sõnad kirjeldavad orjust. Ja see on teenistus, mis ei ole mitte kuidagi seotud vaba tahte või valikuga teenistuses olija poolt. Ori on omandaja suhtes täielik subjekt. Ja Jeesuse ajal oli siis Kreeka ja Rooma maailmas 10–12 miljonit orja. Et meie arusaam orjusest on tunduvalt hägusam. Nemad teadsid täpselt, mida see tähendas. Ja kreeklastele olla vaba see oli nagu tipp, see oli väärikuse ülim tipp. Ja orjus tähendas täpselt vastupidist. Ja orjal ei olnud, esiteks, mida tal ei olnud? Tal ei olnud vabadust, tal ei olnud omandit, tal puudusid õigused, tal ei olnud kaitset kohtus, ta ei saanud kohtus tunnistusi anda, tal puudus kodakondsus ja ka sõjaväekohustus. Aga mis orjal jällegi oli, et tal oli täielik varustus oma isandalt, kaitstus ja väga sageli olid nad ka perede poolt armastatud. Aga kindlasti ei olnud orjal sellist staatust, et tema isand oleks läinud tema juurde ja küsinud, et härra ori, mida teie soovite oma eluga teha? Et sellist asja, eks ole, orja käest ei küsita. Nüüd vastukaaluks meie tänapäeva kristlus on täpselt läinud selliseks, on ju, et mis on sinu unistus, mida sa sooviksid elus teha, on ju, et kus sa ennast näed 10 aasta pärast ja kõik on selline unistuste täitumine ja eesmärk on elu nautida ja Jumal tahab, et sa hästi elaksid ja no muidugi tahab, aga jah, Jumal tahab, et sul oleks isiklik suhe Kristusega ja võt, mis see suhe on siis, et Kristust enda jaoks tööle panna kuidagi, et mis see usk sulle annab. Et küsimus on, et võib-olla mõni usk võib küsida, mis see usk sulle annab, kuule ta ei pea mulle midagi andma, ma vaatan, et ma oma võla saan tasutada lunastuse eest. Ja huvitav on see, et kõik
tolleaegne selline filosoofiline kirjandus, mis oli ju täis sellist ebajumalate lugusid, siis mitte kuskilt tolleaegsest kirjandusest ei leia, et need kirjanikud kirjeldaksid oma jumaluste suhet endaga kui isanda ja orja suhet. Et kuskil ei ole kasutatud sõna duolos, alati philos ehk sõber, sest orjus oli neile täiesti vastik. Ja kui esimeses kirjas korintlastele, see oli vist 1.18, ta ütleb, et on ju, sõnum ristist on jäledus neile, kes hukkuvad. Ja miks ta on jäledus? Võib mõelda, et kui sa kuulutad vabale inimesele, saa Kristuse orjaks, siis mis hullemat asja sa võiksid talle veel pakkuda. Ometi me teame, kuidas see hea orjus levis, on ju, sest et seal samas on ka see, mille kohta Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Et on hea issandat orjata, on ju. Nii. Ja tol ajal mitte keegi ei soovinud kellegi orjaks saada, et pigem oli niimoodi, et vabad ihkasid orje ja orjad ihkasid saada vabaks. Ometi vaatame Filiplastele 2:5-8. Filipp 2:5-8 ütleb, mõtelge iseenestest sedasama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Et Jeesus võttis orja kuju. Ja siin ta ütleb, et mõtelge iseenestest sedasama, et kui Jeesus, meie eeskuju, loobus iseenese olust, see on ju orja mõttevis, ta loobub iseenese olust. Jeesus võttis orja näo, sai inimese sarnaseks. Siis ka selles on kutsutud meid järgima tema eeskuju. Nüüd väga selline intrigeeriv kiri on kiri Filemonile. Ja selles kirjas me saame lugeda ühest ära jooksnud orjast, kellest Paulus siis kirjeldab, et ta on see ori on siis tulnud Pauluse kaudu usule ja Paulus saadab ta tagasi, eks ole, Filemonile. Nüüd ma ei näe seda mitte kuidagi teisiti, kui Filemon, olles kristlane, omas orja Onesimust. Ja Paulus siis ütleb, et eks ole, et kui ta on sulle tekitanud kahju, siis mina maksan. Ja Paulus siin ei ütle Filemonile, et tead sa, Filemon, et sa nüüd oled ise usklikuks saanud, et lase see Onesimus vabaks üldse. Ta mitte kuidagi ei sekku sellesse orjapidamisse. Ta ei võta mingeid seisukohti, vaid ta ütleb, okei, see on sinu ori, aga kohtle teda hästi. Ja üldse küsimus sellest, et kuidas Paulus ennast nägi Kristuse teenistuses olevana. Ja kui ma hakkan siit need järjest nüüd vaatama, siis kõik tegelikult need kirjad, mida Paulus on kirjutanud, see sissejuhatuses ta esitleb ennast kui Kristuse orja, mitte kui sulast, nagu meil on tõlgitud. Näiteks Rooma 1:1. Paulus, Kristuse Jeesuse ori, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Filiplastele 1:1. Paulus ja Timoteus, Kristuse Jeesuse orjad, neil on tõlgitud sulased. Galaatlastele 1:10. Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse ori. Meil on kirjas sulane. Orja ainus eesmärk on teha oma isanda tahtmist.
ja sellises kohas on orjal kaks võimalust. Esiteks, ta kas teeb sõna-sõnalt seda, mida isand talle on palunud, või kui ei ole otsest käsku, siis ta katsub nagu seda isanda meelt ära aimata selles olukorras, et mida mu isand peaks meelepäraseks selles olukorras, et ma talle teeksin. Ja siit läheb edasi, ma ei hakka neid kohti kõiki ette lugema, aga sisuliselt järjest läheb siin. Tiituse kiri algab sellega, et ta ütleb, et doulos teu. Jakobus, kes oli Jeesuse poolvend, samamoodi ta ütleb enda kohta, et ta on Kristuse ori. Juuda 1:1 samamoodi Jeesuse Kristuse ori. Me näeme läbivalt, et apostlid nimetavad ennast Kristuse orjadeks. 2. Peetruse 1:1 Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse ori ja apostel. 2. Timoteuse 2:24 Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja. Siin samamoodi, issanda orjal ei ole tarvis tülitseda. Apostlite tegudes viidatakse väga palju usklikele mitmes kohas nagu orjadele, aga see ei lõppe seal, vaid isegi kui me võtame lahti ilmutuse raamatu, siis seesama muster jätkub seal. 1:1 ütleb Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma orjadele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda läkitades oma ingli, oma orja Johannese juurde. See tähendab, et ka need tulevikuusklikud saavad olema orjad. Siis ilmutuse 19. Nüüd on juba olukord, eks ole, seal ta siis on võidurõõm taevas, talle pulmad. Ka pulmas on orjad. Pärast seda ma kuulsin otse kui suure rahvahulga valju häälekõma taevast hüüdmas halleluuja. Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged. Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramisega ning ta on oma orjade vere temale kätte maksnud. Meil tõlgib sulaste vere. Nii, ma korraks veel vaatan, mul on siin veel ilmutuse 22 nägemus uuest Jeruusalemmast. Ka uues Jeruusalemmas elavad Kristuse orjad. 3 ja 4. Ja midagi ära näitud ei ole enam. Jumala ja talle troon on seal ning ta orjad teenivad teda ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesi. Ja 6. salm. Tema ütles mulle, need on ustavad ja tõelised sõnad, issand prohveti vaimude. Jumal on läkitanud oma ingli oma orjadele näitama, mis varsti peab sündima. Et millele mõelda seda kõike nagu arvesse võttes, et esiteks, et kõike hõlmav omamine, sest hind on makstud. Teiseks, ori on pidevalt kättesaadav sõnakuulelikkuses. 3. ori on võõrale tahtele alistatud ehk siis oma isanda tahtele alistatud, sest võimatu on teenida kahte isandat või orjata kahte isandat. Täielik pühendumine ainsale isandale. 4. täielik sõltumine oma isandast kõigest ja 5. kogu distsipliin ja tasu ühes sellega tuleb ühelt isandat. Ja me ei näe kuskil Uues Testamendis, et orjust, mis oli siis tolle aja ühiskonna lihtsalt üks selline nähtus, me ei näe kuskil, et seda hukka mõistetaks ja selle reguleerimisega mitte kuidagi ei tegeleta. Ainult üks koht, kus Paulus ütleb, et kui teil on võimalik saada vabaks, pigem kasutage seda. See on ka ainus koht, aga seal ta ütleb, et kui on võimalik. Seda lihtsalt nagu nenditakse, et see on olemas ja kõik. Jah, Galaatlastele 3:28 ütleb ka, et ei ole enam
orja ega vaba, vaid kõik on üks Kristuses. Et see Kristus on sotsiaalsete kihistuste ülene. Ja kui Luuka 9:23 Jeesus ju ütleb, et kes tahab mind järgida, see salaku ennast ja see enda salgamine on ju täiesti orja mõtteviis. Aga nüüd huvitav on see, et orja staatus ikkagi sõltus tema isanda staatusest ja Kristus annab meile poja staatuse. Sest et ta ei ole ainult, eks ole, isand, vaid ta on ka vend, ta on sõber, ta on lunastaja, ta on kuningas, ta on isa ja meie staatus sõltub meie isandast, kes kõike seda on. Ja tema annab meile perekonna ja pärandirikkuse, rõõmu, võidu ja nii edasi. Aamen. Aga huvitav, et aga miks on seda sõna Eesti Piiblis ikkagi see sulane kasutatud? Ongi see sama põhjus, et on ajalooliselt halvamaiguline, et orjust nähakse läbivalt millegi negatiivsena. See ei ole ainult eesti keeles, inglise keeles on samamoodi. See on jah, et kõik on nagu läheb aina enam sinna, et ei tohi kuidagi kedagi solvata, aga kõik peab olema selline, et muidu nagu jumala sõna ei toimi, kui me muudame seda, et ja nagu me teeme nagu pehmemaks ja malbemaks ja tegelikult ütleme, tõlkija võiks mõelda, et kui on ikkagi, kui Paulus ütleb, ma olen Kristuse ori, et seal peab olema midagi enamat kui lihtsalt kõige lihtlabasem see must orjus Ameerikas, nagu meie teame, kus aafriklased võeti orjaks või et seal peab olema midagi enamat, midagi võimsamat kui see. aga tegelikult hoopis alavääristatakse tegelikult seda sõna läbi, No kui vaata nimetatakse jälle, sulaseks. kui tõlgitakse, siis see, no Riina muidugi oskaks selgitada, aga see on ju, et tõlkija katsub ära aimata, kuidas see rahvast, kellele ta tõlgib, mis kõrvadega ta seda kuuleb. Ja kui sinna tuleb niivõrd palju juurde seletada ja mõtled, teeme selle asja kuidagi lihtsamaks, leebemaks, arusaadavamaks, seeditavamaks, mis iganes. Aga Aga see, ma sellega saan aru, ei koos- ole nagu ainult eesti keele teema, vaid see on üleüldse siis piibli. Kui te vaataksite rootsikeelset piiblit, on ilmselt sama. Jah, sellepärast tulebki vaadata kreekakeelset piiblit aeg-ajalt. Aga jah, et see sai alguse sellest kõnetusest, et kui isand, vaata, seesama asi on ka isanda ja issandaga. Et see isand, ta on siis küürie või küürius või kreeka keeles, ta on ikkagi isand. Ja kuna Eesti rahval on niivõrd palju isandaid olnud läbi ajaloo, siis tehti temast selline uudissõna vist nagu issand, mis meenutab küll, aga mitte päris, mida on ka nagu, et kuidas nendele matsidele siis ütled, et nüüd on teil uus isand ja uus orjus, olge lahked ja jube palju seletamist. Kusjuures siin on nagu erinevus, sest inglise keeles on ju lord. Norra keeles on herre, millel on ka rohkem tähendusi, aga issandal ei ole eesti keeles ühtegi nagu teist tähendust, nagu isandal oleks. Ja huvitav jah, et tegelikult konstrueeriti uus sõna, millel keeleliselt ei ole ühtegi teist tähendust. No vaatasin, et rootsi keeles on küll, on täitsa slaav nagu ori, et see on huvitav. Ehk Kristi slaav. See on jah, niisugune huvitav selline, mis öeldakse, niisugune teema, mis võib olla nagu mõistusega nagu seda oli raske võtta, et see nagu on niisugune teema, mis tahab natukene seedimist, et mis see päriselt tähendab, see ori olemine. Jah, vot see on see asi, et kui ta päriselt nii-öelda, kui sa ilmutuslikult oled kogenud teda kui kedagi, kes päriselt ka näeb sind sellena,
kelle elu ta on iseenesele ostnud. aga mulle Siiski meeldis on, veel et seesama kirjakoht, mis sa tõid, 1. Korintuse 7:21, et see lause, mis sa alguses said, et miks ta sind ostis, et aga ta ütleb siin see 23, et te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks. ja ärge saage inimeste orjaks. ja huvitav, ma ei ole seda isegi kuidagi, see ei ole mulle isegi pähe tõusnud, et ütlevad, ärge saage inimeste orjaks. sealhulgas ka iseenda kui inimese orjaks ilmselt. ja see võtab nagu aega ja ilmutust, kuni sa päriselt saad aru, et ta päriselt ka mõtles nii, et ta on su endale ostnud ja ta päriselt ka mõtleb, et sa oled tema oma ja sa ei ole teenija ja sa ei ole sulane, kellel on kuskil tööaeg saab läbi ja siis sul on mingi oma elu. ja vaata, ja kui orjal on nii-öelda vaba aeg, isand ei ole sulle nii-öelda praegu midagi läkitanud, siis orjal on väga raske lihtsalt olla. kas ma ei teegi mitte midagi? siis ta tahaks kogu aeg teenistuses olla, et kuidas see siis on? ei, ma ei tea, et kui isand ütleb, et ori vabalt rivitult, siis sa tead, et ta sama hästi võib öelda ori tagasi rivi, onju. et ka see sinu vaba aeg on isanda oma. mis siis, et sa nagu ei ole rivis sellel ajal, aga et ta on su kõigega ostnud. ja kuna ta on su kõigega ostnud, siis ta vastutab ka kõigega. ta on ju ostnud kogu sinu elu, kõik, mis sinna sisse kuulub. sest ma ei tea, mis see kirjakoht ütleb, et ärge eksige, te ei ole iseeneste omad. aga kelle omad me siis oleme, kui me ei ole iseeneste omad? me kuulume ikkagi sellele isandale, kes meid on ostnud. aga sellest lõpuni nagu aru saada, et sa oled päriselt ka ostetud. vaata, see võtab nagu ilmutust. et sellest peab saama ilmutuse. et minu käest, jah. Sinna peab tulema siis see ilmutus, on ju, et mu isand on hea. just. et vaata see, kus kogudus on võib-olla sajandid, kus on ka nagu tuldud või oldud, et kui seal seda orja, seda oleks nagu tambitud, on ju, siis ma arvaksin, et see kogudus oleks veel alaväärsem, veel katkisem olnud, kui ta tegelikult on ju, sest see ilmutus heast isandast puudus, on ju. või oli seda väga-väga vähe, on ju. jah, sest ta ei vahetaks ühte halba isandat teise halva isanda vastu lihtsalt niisama, see oleks rumalus. aga et orjus Jumala suhtes võiks olla midagi, mis on positiivne, no seda peab ikka ragistama, on ju. tegelikult on see ekstravagantne, tegelikult sa mõtled, on ju, et see isand, kes sind ostis, et see isand läks sinu eest nagu ristile surma. ta võttis surmanuhtluse, juba see toob juba selle ilmutuse, on ju, et kuule, isand peab ikka hea olema, on ju. et ta ei saa olla mingi trikiga ja omakasupüüdlik, on ju, et trikiga omakasupüüdlik võiks siis olla, kui ta ei läheks surma mu eest, on ju. eks, aga nüüd ta nagu läheb ja läheb sellest kõigest läbi, on ju, et siis siin peaks nagu küsimusi tulema ja paljudel ongi tegelikult, kes on usule tulnud, kes on ateistid olnud, siis neil ongi nagu selle koha peal seal ka need kärsalõhn hakanud tulema sealt nendes ajukaablites ja sealt on hakanud tulema murenemine nende sellele ateismi siis uskumisele, et kuule, et keegi ka hoolib vist. no vaata, siin on ju nii mitu tasandit, sellepärast et üks on isand, aga teine on ka armastav isa ja ta on mõlemat, eks, et meie inimlik vaade orjusele ja isandale ja orjale on umbes nii, vähemalt mul küll, et sa oled nagu 24/7 pead tööd tegema tegelikult. et sul ei olegi mitte mingisuguseid õiguseid. ja vaat see on see, mis inimestele mõistusesse ei mahu, eks ju. aga kui meie alistume selles, siis tegelikult seal teisel pool seda alistumist on ju hingamine. aga seda
mõistusega aru saada on peaaegu et võimatu. Vähemalt inimesele selgeks teha, et alistu ära, siis seal teisel pool sa saad nagu midagi, mida sa ilma alistumiseta iialgi kätte ei saa. aga Alistu vot juba selle ära. hinnaga ilmselt peab alistuma, et seal ei tulegi midagi muud. Et seda hingamist ei tulegi. Ja siis saad. Ometi on see tõotus, ometi on see tõotus. Jah. Ja. Aga no kes me oskasime, vaata, algul sa ei oska nagu seda võib-olla mõelda või ma ei tea, jah, see on igatahes nii huvitav, et kogu selle tasu sa saad siis, kui sa kõik ära annad. Ja vaata huvitav, kuidas me oleksime lugenud seda piiblit siis, kui see oleks päriselt ka tõlgitud nii, nagu see oli. Sa tulid usule, sulle kingiti piibel ja sa hakkad lugema ori. Aga võib-olla ei olekski meil neid probleeme, mis meil praegu on, kui me oleksime kohe otse omadega aru saanud asjad. No miks jah. me peame nii õudselt sünnitama seda, et alistu juba ära. Aga kui sa esimesel päeval, kui sa võtad piibli kätte ja sa loed, ahaa, võib-olla oleks asi lihtsam. See, mida Jumal praegult teeb, mida ta on teinud viimased aastad, aastakümned, on nüüd, ta purustab orvu mentaliteeti ja ta toob meid kõige esimese algse tõe juurde, mis on see, et me oleme Jumala pojad. Ja seda rääkida, et me oleme Kristuse orjad ja me oleme orjad, seda ei saa Jumal ennem rääkida kogudusele, kuigi kogudus ei mõista, kõigepealt on Jumala poeg. Ja nüüd Jumala pojast lähtuvalt, üksnes sellest positsioonist lähtuvalt saab mõista seda, mida tähendab olla Kristuse ori. Et ennem kui ei mõista, kui see identiteet ei ole taastatud, Jumala poja identiteet, ja tulla ja õpetada, et sa oled Kristuse ori ja seda rääkida orvule, kes ei ole veel aru saanud oma positsioonis Kristuses, siis see viiks veel rohkem sinna nii-öelda orvu mentaliteeti, katkisusse, identiteedikriisi, et kes ma siis täpselt olen. Aga nüüd, kui näha seda, et ma olen Jumala poeg ja nüüd sellest kohast vaadata, mida tähendab, et ma olen Kristuse ori, see on palju lihtsam, palju vabam kui ilma Jumala poja positsioonita, kui sellest ei vaata seda asja. No, miks ei olnud probleem inimestele alguses niimoodi kohe rääkida? Miks ei olnud probleem Paulusel kirjutada kogudustele, esitledes ennast Kristuse orjana? Ma arvan, see ongi see sõna võib-olla nende jaoks ei tähendanud seda. Neil oli võib-olla suurem pilk ka sellest, mida see ori tähendab, kui meil praeguses nii-öelda ajastul, ja võib-olla siis olid ka julgemad. Ja selles siis ei olnud seda, et ma ei tohi mitte midagi öelda, sest ma solvan kedagi, ma teen kellelegi haiget, ta ei tule enam tagasi, ta läheb ära, sest ta solvub, sest ma ütlen nii ja siis on kõik käivad kikivarvul ja ei julge, aga siis oli konkreetselt, mina olen see ja see, kui sulle ei meeldi ja sa ei mõista seda, siis see on sinu probleem, mitte minu probleem. aga mina räägin otse, ma räägin otsekoheselt ja ma ei karda rääkida asju nii, nagu on. siis ei olnud inimõigusi. jah, siis ei olnud täpselt. inimõigusi, millega lehvitada ja nõuda ja olla või isegi paganatel olid need ebajumalad olid ikkagi jumal oli, onju, et inimõigused ei olnud jumal. jah, täpselt, jah. aga siis, kui sa tõstad enda jumalaks, siis tekivad inimõigused, minul on õigus. Aga kui vaata, kui Jeesus sind ise kõnetab orjana, siis nagu esialgu oled segaduses, oot, et miks nii? Samas tead, tal peab õigus olema ja siis vaatad appi, mul on mingisugust udu aetud siin. Selles on probleem. Aga Jumal oma sõnast ei tagane, Jumal oma mõistetest ei tagane. Me lihtsalt peame inimeste õpetatud asju ümber õppima. Nii nagu Jumal seda alguses on tegelikult algusest peale mõelnud. Nii et õppigem tema viise, tema viisil. Elu on lihtsam.
vähem segadust. aamen selle peale. Amen.